Ma sain pumbata 9 minutit, sest et süsteemi hakkas nutma, aga ma sain mingi 50 millilitrit juba sellel ajal, nii et it is what it is. Ma pole küll iga päev nüüd pumbanud, aga ma mõtlesin, et lihtsalt kuna potentsiaalselt siin hakkavad hoidjad käima, sassiõde ja minu ema vahepeal, et siis oleks ikkagi see pudeli variant nii-öelda olemas, oleks piisavalt palju varusid ja teisest küljest tema saaks ise harjutada ka pudelit, sest et kuigi Demi võttis pudelit mu emaga ühe korra mega ilusti, see oli esimene kord, kui me proovisime, natukene seal uudistasin, siis kohe võttis, aga nüüd on sellest juba mingi 3 nädalat möödas. Nüüd ta ei võta enam ühtegi lutti ta mingi vahepeal võttis piipsi oma, siis ma muidugi tellisin mingi 4 tükki juurde samasugust, sest et neid peab vahetama ja nad kukuvad ja kaovad ja nii edasi. Ja siis, kui need 4 uut jõudsid, siis muidugi ta on otsustanud, et tema enam lutti ei taha võtta. Ma just mõtlesingi, et okei, üks pakk on mul avamata, äkki ma saan selle tagastada, ma pean vaatama, mis kuupäeval ma täpselt tellisin. Igal juhul Murphy seadus on ju. Ja siis nüüd oligi Viki meil ka käis Demi hoidmist harjutamas ja Demi lihtsalt ei võta pudelit, mis ilmselt ei oska ja see ükskord oligi mingisugune anomaalius ja kuidagi juhuse läbi vedas mu emal, et ta võttis. Aga ma nägin igasugune nippe, et seda peab ka harjutama, et ei ole see, et ta lihtsalt ei oska ja ta streigib ja sul on vaja 500 erinevat pudelit, vaid lihtsalt sa harjutad tavapäeval ka niimoodi, et sa ei pane sellele pinget, et sa söödad signal võib-olla kõhu täis, hoiad seda pudelilutti ta suu juures, paned nina peale, sest tavaliselt kui nad nii-öelda rinnast söövad, siis ka paned oma rinna nina peale ja siis ta leiab selle pudeliga sama, lihtsalt nii kaua mitu korda päevas, kuni ta tunneb ennast mugavalt sellega ja potentsiaalselt siis hakkab seda pudelilutti ka imema loodetavasti, aga ma ikkagi mõtlesin, et natukene võib-olla sinna proovipudelitesse ka rinna viima panna selle luti peale, et äkki see kuidagi meelitab teda, nii et ma hakkan seda ka harjutama. Nii et see on see, miks ma täna hommikul otsustasin puhata. Ja üldse tere hommikust, tere tulemast uude vlogi. Ma tegelikult peaks minema trenni tegema. Tahtsin just öelda, et Demi praegu magab õdusat und, aga ma näen, et tal on luugid täiesti lahti, aga ta ei nuta, nii et on, mis on. Esimene päevauni, paneb silmad kinni, okei, siis ta ilmselt jääb sügavamasse unne. Igal juhul täna hommikul oligi esimest korda süke asi, et tavaliselt see päeva esimene uni on mingi mega easy, ta lihtsalt ise langeb sinna. Enamus ajast on see päeva valguses, võib-olla annan natuke rinda või siis vahepeal ei ole rindagi vaja, lihtsalt kusjutan ja ta kukub oma esimesse uinakusse ja see on tavaliselt pigem ikkagi pikem, vähemalt tund aega, kindlasti vahepeal 2 tundi ja ta on sügavas unes kergemini. Ja siis täna mul läks aega mingi 2 tundi 40 minutit, et teda saada esimesse unne. Ma ilmselt magasin selle õige hetke maha, et teda uinutama hakata. See on väga oluline vastsündinute puhul, et muidu nad väsivad üle, eriti sihukeste vastsündinute puhul nagu Demi, keda ei ole mingi mega easy uinuma saada. Aga ma ei tea, ma olin köögis, minu arust oli mingi 40 minuti peal, märkasin, et ta haigutas, on ju, ta oli beebipjörnis. Rääkisin taga juttu, tegin oma overnight oats'e, preppisin. Siis jah, märkasin, et ta haigutab ja läksin teda kussutama, aga võib-olla ta oli juba haigutanud või ma ei tea, midagi olin maha maganud ja siis ma ei tea, miks, igal juhul ta ei uinunud väga kergesti, aga on mis on, iga päev on erinev, ma üritan lasta ennast mitte megalt mingitel pisiasjadel nagu mõjutada, et muidugi ma olin seal näiteks täna hommikul, kui ma ta kussutasin mingi tund aega pimedas, ma mõtlesin mingi fuck, et nagu juba esimene uni ma olen siin pimedas, selg valutab, sest et selle treeningpalli peal hüppamisest nagu temaga, mis talle väga meeldib, aga mul hakkab selg valutama, ta muutub iga päevaga ju raskemaks ka, siis ma üritan vahetada käsi, ma üritan hoida selga sirgu, ma üritan istuda nagu sirgelt, kui ma imetan, aga paratamatult mul on mingid seljavalud tekkinud ja noh, lasen siuksed negatiivsed mõtted enda pähe, et nagu fuck, et kui see kõige kergem mega uni, mis meil alati on kõige kergem ja mõnusam, on täna juba nii raske, et nagu mis siis tervest päevast saab, aga siis ma lihtsalt mingi okei, hinga sügavalt sisse välja, küll ta magab, it's fine, saab mis saab, meil on vaba päev, meil ongi sellepärast emapuhkus ja õppida oma last tundma ja harjutad ja igal juhul positiivsel võtmel, mis meil eile öösel oli, mulle eelmise video peale ka paljud soovitasid neid magamiskotte, üle-eelmise video peale lausa ja siis ma tellisin endale paar seda nagu mähkimiskotti, sest et linaga mähkimine oli minu jaoks raske ja ma tellisin 2 tükki ja üks saabus, ma panen mõlema linkid descriptionisse, mõlemad tundusid siuksed easy'd kasutada, et sa ei pea mähkima linaga, vaid ongi kott, tõmbad luku kinni, lapsel on käed siin. Tundub, et talle meeldib see siiani, iga kord ei meeldi ja vahepeal kuidagi hakkab seal nutma ja ta pressib ja ta on üleval ja tahab sealt välja saada, muidugi ma ei pressi ta sinna sisse, et siis ma lasen ta sealt välja, aga kui ma näen, et ta on unine, panen ta sinna kotti ja ma näen, et see rahustab teda, siis ma mingi okei. Et ma ikkagi katsetan aeg-ajalt selle kotiga nüüd viimased päevad ja mis see on meile andnud, kui ma õigel hetkel ta ikkagi saan ta nii-öelda mähitud sinna magamiskotti. Meil on tagasi tulnud vähemalt üks pikem ööuni oma voodis, mis on positiivne, sest selle eelmise nädala arenguhüppe ajal, kui tal olid need hüsteerilised nutuhood, mis on ka taandunud natuke, sellel ajal ta magas mul ainult kaisus ja noh, ma ka ei pane endale pinget
ta on nii pisike, on mis on, kui ta magab mul kaisus, siis ta magab mul kaisus, magab mul rinnal, on ju. aga igal juhul see magamiskott, mulle tundub, aitab selle võpatamise vastu, Mororeflex või mis see on ju. Ja tõesti eile, ma ei tea, mis toimus, ma isegi panin ta nagu sellesse magamiskottis oma hälli, on ju, ja tulin toast välja, ma pole mingi, ma arvan, 2 nädalat niimoodi tulnud toast välja peale tema uinutamist, sest et tavaliselt kas ta ongi mul süles ja ma jään ise ka ööunne või siis ma ei tea, lihtsalt seda pole kuidagi võimalust olnud, et ma mingi jätan ta ja siis loodan, et ta jääb magama, et ma ei ole viitsinud riskida. Aga eile ma siis jätsin tast, ma tahtsin videot editada natuke, siis ta hakkas kohe nutma mingi 10 minuti pärast, mis siis viitas mulle seda, et ta ei jää, on ju, see ei ole sügavuni, ilmselt siit ei tule pikka ööund. Läksin tagasi, kussutasin teda ja siis peale seda järgmist kussutamist, kus ka mul ei tundunud, et oleks mingi mega nokkis, aga okei, katsetasin uuesti, panin ta jälle oma hälli ja ta magas 6,5 tundi. See on kõige pikem stretch, mis kunagi tema eluajal ta on maganud. Esiteks vastsündinuna ta ilmselt oleks maganud nii kaua, kas ma pidin teda äratama, on ju, sest me pidime sööma iga kindla kella tagant ja tal oli kaal korrast ära, et nüüd tal on kaal korras, sööb ilusti, ehk siis ma ei pea teda enam äratama. Ja tõesti, ma olin nagu mingi, mida, vaadake seda Huckleberry äppi, mis ma kasutan. 6 tundi 20 minutit, siis me olime mingi tund aega üleval ja veel 3 tundi, nagu mida helli. See on nagu nii hea öö. Ja siin 3-tunnises august ta jäi rinnal magama ja magas minu kaisus, aga see oli fulli nagu selles mähkimiskotis ja oma voodis. Ma regasin selle ära äppi siis öösel kell 3 on ju, kui ta ärkas, sest ta jäi mingi 20 midagi ööunne, siis tuligi 6 tundi täis ja siis seal äpis tuli siuke teavitus, ma tegin kohe screenshoti. Kui ma ütlen, kui ma naeratasin nagu ühest kõrvast teiseni, nii suure naeratuse, ma oleks tahtnud Sassi üles äratada, et nagu vaata, mis saavutus. Demi slept through the night. Muidugi tavainimene vaatab mingi 8-3, ei tundu väga through the night, aga siin on öeldud, et vastsündinu puhul, kui ta magab 6 tundi järjest, siis see on ülihea. Ehk siis ma ei tea, mis tänane päev toob, ma ei tea, mis ükski päev toob. Kui eelmine video ma rohkem nagu väljendasin võib-olla neid raskemaid päevi ja neid tuleb kindlasti veel tuhandeid, on ju, siis vahepeal on lihtsalt nagu nii hea. Kui on sellised ülihead ööd, kus sa puhkad välja või hästi positiivsed saavutused ja siis sa kuidagi tunned, et okei, võib-olla ma ikkagi nagu arenen edasi, samm-sammu haavalt õpin rohkem oma beebit tundma, näen, mis uinutamisvõtted tal toimivad, katsetan eri tooteid ja lihtsalt kahju, et meil ei ole neid vastuseid kohe päevast number 1, et miks ma pean neid raskeid päevi üldse üle elama, on ju, et ma tahaks kohe, et tal oleks alati hea, aga paraku see võtab aega, tema tundma õppimine. Praegu ka vaatab silmad pärani lahti. Esimese suunas peaks olema. Aga jah, et ma loodan, et see eelmine video ei olnud mingi mega negatiivne, lihtsalt ma tahangi näidata nagu päris elu, et ärge tundke, et kui ma teen mingi negatiivse video, et siis te nagu nii kahju, tahaksin ta aidata, on ju, mis on nii armas, aga lihtsalt pigem see on lihtsalt nagu päris elu, et mõni päev on beebiga kergem, mõni päev on raskem. Aga ma ei tea, senikaua kuni ta ei nuta, ma panen oma trenniriided selga. Meil on siis nädala 2 trenni veel jäänud. Õnneks need 2 viimast nädala trenni koduses versioonis suveks valmis väljakutses on ainult 25 minutit mõlemad, ehk siis alla poole tunni. Ja kui ta hakkab nutma, siis ma kussutan teda vahepeal ja teen edasi, et see on paratamatus, et võib-olla ma ei saa ühes jupis seda tehtud, aga võib-olla saan. Nii et lähme proovime siis oma trenni ära teha. Tegime koos ja 3 nädalatrenni on nüüd kalendris tehtud. Homme on meil vaja teha 25 minutit kogu keha ringtrenn. Ja siis sa magad nüüd hetk ka minuga koos. See on väljas.
okei, viimase harjutuse pidin tegema Demis üles ja siis ta ärkaski, me üritasime talle vanni teha, aga ta läks endast välja ja siis ma olen mingi tund aega teda üritanud magama saada. Nüüd ta vist, ma ei tea, ma ei julge isegi loota, aga vist jäi magama, kell on nüüd 12:30 oma esimesse uinakusse nagu haige. Ja see on mu lõuna, ma üritan rohkem nagu valku nüüd ka tarbida selle suveks valmis väljakutse ajal valgusshake. Jah, ma kasutan piimavalku, vadaku valku on vist piimaga minu arust, aga praegu ma olengi välistanud maasikad ja šokolaadi. Ma vaatan nagu, mis siis Demi teeb paar päeva ja eelmine nädal mingi 4 päeva ma ei tarbinud üldse piimatooteid ja ma ei näinud ka gaasides vahet, seega ma lihtsalt üritan natuke, mitte nii palju võib-olla piimatooteid tarbida, aga siin singi all on merevaik ja siis nagu juustu ma ei pannud, on ju, ja siin on siis see valgupulber, aga ma panin mandlipiima, et ma ei tea, igal juhul ma katsetan nagu toitumisega ka. Keegi ütles, et ka arbuusis võib olla mingisuguseid gaasi tekitavad asju lapsele, nii et ma arbuusi siis ka see nädal jälle ei osta. Ja igal juhul Võlsi ja Fenkoli tee pidi aitama lapsele, kellel on gaasid nagu päriselt aitama, nii et ma joon seda mingi 4 tassi nüüd päevas. Ja mulle tundub, et nõks läheb paremaks. Keegi soovitas ka mingit uut gaasirohtu, mis Lätist sai tellida ja ma tellisin seda ka. Nii et kui see nüüd lähipäevil tuleb, siis ma katsetan seda ka. Ja võib tunduda mingi megaports, et mul on mingi 2 võikut, puuviljad, tomatid, mingi valgusshake on ju, aga ma ei jõua süüa mingi mega tihti, nagu ma varem sõin võib-olla lõuna ja õhtu vahel ka mingit snäkke ja praegu mul ei pruugi seda hetke olla, nii et ma pigem nagu söön hästi korralikult kõhu täis iga toidukord. Ja teiseks, kuna ma tahan, et mu keha ikkagi toodaks piima, siis ma tahaks, et portsud oleks ikkagi suured ja mu keha saab piisavalt energiat. Mul 20 minuti pärast hakkab unenõustajaga jälle kõne. Ma võtsin nüüd selle sama beebiuni 2-nädalase unenõustamisega, üsna kallis, not sponsored. Aga ma ei tea, seal on see, et saab unenõustajaga Messengeris rääkida ka 2 nädala jooksul. Ma ei teagi isegi, kas ma saan sinna kõnesse minna, sest et Demi ärkas ja nutab. Tänaseks on trenn tehtud jälle, eile kuidagi jälle päev kadus käest, nii et ma ei vloginud rohkem, aga unenõustajaga põhimõtteliselt lihtsalt väike siuke catch-up oli sellest, et meil oli eelmine kord see kõne, et kuidas meil on läinud. Ma ütlesingi, et need uinumistehnikad on abiks olnud, aga probleemid on ikka unedega ja seletasin kõik oma mured ära ja siis ta ütleski, et kindlasti seda B12 peaks kontrollima, mis me juba lähme esmaspäeval nagunii Demiga arstile. Ma panin selle igaks juhuks, lihtsalt et oleks süda rahul, sest et ma arvasin, et nagu äkki see ei ole, sest et öösiti ta magab hästi. Ta küll ei uinu öösiti ka kergesti, aga kui ta jääb magama, siis ta magab. Et ei ole ju siis, ei saa olla nagu veres midagi, et mingi vitamiinipuudus, aga unenõustaja ütles ka, et B12 ööund ei mõjuta, aga mõjutab väga tugevalt päevast und, siis ma olin mingi okei, see kõlab juba nagu miski, mis võib olla. Ja siis ta ütles ka, et võib-olla on refluks ja see kuidagi ehmatas mind nii ära ja siis ma ei viitsinudki rohkem vlogidest. Ma kuidagi tundsin ennast korraks nagu nii, ma ei tea, et nagu sa tahad teada saada, mis on see põhjus, kui sul on mingi uneprobleemid lapsel või mis iganes, aga lihtsalt ma ei olnud kunagi refluksi peale mõelnud ja ta luksub küll. Ta oksendab, ma ütleks mitte palju, aga vahepeal tuleb midagi natuke üles ja vahepeal ta nagu kägiseb, samas rinnal rahutu, seda küsis ka unenõustaja, et see on nagu refluksi sümptom. Ta on pigem nagu, kui ta on üleväsinud rinnal rahutu, et siis kui ta ärkab üles ja sööb, siis ta ei ole kunagi rinnal rahutu. Et ma ei tea, ma loodan, et see ei ole, aga ma panin perearstile selle kommentaariga, et kui võimalik, siis kontrolliks refluksi ka, lihtsalt et välistada mingeid asju. Ja mul on siin toas praegu nagu pomm plahvatanud, sest mul on juba nii palju asju, mis on Demile väiksed, mis me ever ei jõudnudki panna selga kunagi talle. Lihtsalt nii palju asju, nüüd ma mõtlesingi, et ma eristan kottidesse, mis on nagu newborn ja 50. Mähkmeid on mul riideid ja siis mis on juba 56, kuigi Demi on tegelikult praegu 54, aga osadsed minu arust kuivatas veits kokku temad või ma ei tea, mingid pidžaamad juba on talle kukekad 56 ka. Ja siis mingi enda kandmata suuremad alukad, täiesti tutikad ja mingid sünnitusjärgsed sidemed, mis mul jäid üle, et kuna ma kõik, mingi üksikuid asju ostsin ise, need ma jätan endale mälestuseks, aga enamus asjad ma sain tasuta, nii et ma tahaks need ka ära anda kuhugi, et kui te teate kedagi, kellel oleks väga vaja, et me ei taha anda asju niimoodi ära, et pärast et keegi mingi müüb neid Vinteris, vaata. Ma tahaks, et keegi päriselt tahaks neid, siin on erinevaid nagu neutraalseid asju, roosasid asju, siniseid asju, ma mingi soo järgi ei hakka eraldama, aga jah, et üks kotti täis 50 asju, üks kotti täis 56 asju. Päris korralik asju on siin ka, kõik asjad ei ole muidugi korralikud, ma ise juba ostsin jagast mingeid asju, et mingid tudjukad on veits kulunud võib-olla, aga sorteerime selle siis ära.
uus päev. Ma ei tea, kas me saame siin vlogis üldse sihukest päeva, kus ma filmin rohkem kui mingi 2 pisikest klippi, sest iga päev ma olen nii kuidagi nagu endast väljas. Üleeile kuidagi see unenõustaja kõne, ma kuidagi lootsin nagu, et ma ei tea, mida ma lootsin, et äkki kohe ma saan sealt mingi kohese abi, aga ilmselgelt see oligi esimene kõne. Ta ütles, et paari päeva pärast tuleb tema soovituslik uneplaan. Paari päeva pärast mul alles on Temil see B12 kontrollimine ja nüüd ka siis refluksi kontrollimine, ehk siis see ajas mind kuidagi nendest välja, et ma pean veel mingi 4 päeva elama teadmatuses, kui mu laps ei maga, on ju. Siis eile uus päev on ju, ma proovin iga uue päeva võtta nagu kuidagi mõnusalt. Siis alati esimene uinak Temil on kuidagi väga lihtne või kõige lihtsam, kus ma saan ta magama. Üldjuhul esimese uinaku ta ikkagi magab. Aga eile oli siuke päev, kus ma tegin seda trenni. Mingi reaalselt 24-minutiline trenn. Ja ma pidin selle jooksul käima teda mingi 2 korda kussutamas, on ju. Selles nii-öelda kõige kergemas uinakus ja siis ma juba tundsin, et okei, proovi hoida positiivset meelt. Aga hakkas juba tunduma, et jälle unedega ei ole nagu mingi hea päev. Siis ma sain trenni tehtud, ma isegi võtsin selle aja, et okei, et ennast paremini tunda. Ma panin natukene lihtsalt peitrekreemi silmade alla ja tegin endale Dysoniga 5 minuti lained ja põhimõtteliselt, kuna mul on kodus nagu mingi pomm plahvatanud igas toas ja Temi toas olid mingid kinkekotid, mis inimesed on toonud, mida ma ei ole isegi jõudnud avada, mingisugused riidekotid, siis ma tahtsingi need ära sorteerida, nagu teile nägite. Sest et kui siin on hästi palju asju ja segadus, siis see ka tekitab muus ärevust, on ju, nagu lisaärevust, et siuke tunne nagu tahaks sellega tegeleda, aga sa ei saa, et see kogu aeg meenutab mulle seda, et ma ei saa sellega tegeleda. Ja siis eile ma võtsin selle kätte ja jälle Temi ärkas hästi pahast tujus, et ta ärkab tihtipeale hästi pahast tujus, sest ta ei maga sügavalt välja, on ju, ja mis iganes siis kuidagi jälle ma ei tea, läks ja lumevall läks ja siis lõpuks, kui Sass töölt koju tuli, sest nüüd ongi see, et päevasel ajal Sass ei saa mind ka aidata ja mis mind hästi mõjutama on hakanud, sest see on nädalaid ja nädalaid kestnud, on see, et Temi magab ainult pimedas ja tihtipeale ta magab ainult süles ja mul pole selle vastu midagi, et need kontaktuinakud on, mulle meeldib teda hoida ja nii, aga kui ma pean olema kogu aeg hästi pimedas ise ja siis sa näed kuskilt toanurgast natuke sirab päike ja sa tead, et õues on päikseline ilm, siis see kuidagi nagu vaimselt alguses on okei, aga kui see on nädalaid ja siis mul oligi eile kuidagi see etapp, et reede on ja viimane kord, kui ma käisin siit nagu meie maja ümbrusest väljas või tegelikult üldse korralikult õues, oli 7 päeva tagasi, sest ma ei saa vankriga temaga käia, me proovime Sassiga aeg-ajalt, aga tihtipeale see ongi mingi 10-15 minutit ja siis me tuleme tagasi röökiva lapsega ja meil on nagu palju rohkem stressi sellest, et see ei ole siuke mõnus õues käik ja siis üks päev oli see kõhukotiga käik, kus ka siis lõpuks laps röökis ja see oli palju stressi rohkem kui nauditavam. Ehk sisuliselt nagu 7 päeva ma polnud õues käinud ja ma nagu lugesin neid päevi siin pimedas, ma mõtlesin mingi appikene nagu, et see oli see, mis mind kuidagi eile nii endast välja viis ja siis Sass tuli töölt koju. Tellisime sushit ja Sass oli Temiga siin koopas siis ja ma läksin välja terrassile ja päike paistis mulle peale ja ma polnud nii ammu tundnud seda päiksesoojust, siis õues oli see niidetud murulõhn. Ma lihtsalt sõin seda sushit ja nutsin lihtsalt nagu sellest, kui mõnus see päike oli. Anyway, ma analüüsin neid emotsioone ja ma tegelen nendega ja selles mõttes ma ei olnud naiivne ka enne lapse saamist, et see võib juhtuda, sest need hormoonid ja kõik asjad, et muidugi hästi raske on, aga lihtsalt see viimane nädal on kuidagi eriti raske olnud ja keegi ei pea mu pärast muretsema, selles mõttes ma tegelen nende asjadega, ma tegelen selle uneteemadega, et meil ongi nüüd see unenõustaja, siis meil on need magamiskotid, ma kohe näitan teile, millised meil on. Meil tuleb see B12 refluksi proovid, gaasirohtusid proovin erinevaid Temile, siis enda toidulauda, nagu ma proovingi päevade kaupa kuidagi nagu, et paar päeva välistan piimatooted, kui midagi ei muutu, siis paar päeva välistan mingit kofeiini, paar päeva välistan šokolaadi. See ongi see, et mida vanemaks ta saab, seda kergemaks see kõik läheb. Praegu ta ongi alles nüüd 6-nädalane, et it's fine. Lihtsalt mõni päev jookseb lühisesse ja teine päev on kergem. Aga igal juhul mähkimisega, sest et nendel vastsündinutel on see mingi mororefleks, et nad põpatavad kogu aeg ja siis nad ehmatavad ja ärkavad. Teie soovitasite mulle erinevaid mähkimiskotte. Ma tellisin lausa mingi mähkimisteki spetsi, nagu täitsa musliinist suure teki, mis oligi nimega mähkimistekk. Unenõustaja soovitusel mingist kohast Mushi brändi oma. Proovisin ka alguses mähkida Temi hästi palju, aga ma ei ole selles mähkimises võib-olla nii hea, et ma tõmban ta tugevalt kinni. Aga ma ei tea, minust ta mingi ühe pikem une tegi selles linas, aga siis kõik ülejäänud korrad ma failisin ja kuidagi siia see jäi, et nüüd ma lihtsalt kasutan seda nagu tavatekina. Siis sõbrannad ma sain siukse magamiskoti, aga kuna see mororefleks ikkagi käsi mõjutab kõige rohkem, siis ma arvan, et sellepärast see meil ei toiminud. Ma proovisin seda ka Temil paar korda, aga ma ei näinud nagu mingit kasu sellest
ja üldse teda on hästi raske saada sinna mähkimiskotti sisse ka, sest et ongi see, et ta ei uinu kergesti, ehk siis ma ei saa teda mingi väga kergesti uniseks, ehk siis ma pean ta kas panema nagu suht ärkvelolekul sinna kotti ja vahepeal ta on rahulik ja ta on seal, aga vahepeal ta hakkab kohe hüsteeriliselt nutma, et siis ilmselgelt ma ei taha teda traumeerida, ma võtan sealt kotist välja, et nagu ideaalis oleks see, et sa paned beebi sinna kotti, toidad ta rinnaga täis, ta jääb magama, krooksutad vaikselt ja paned ta on ju hälli, aga ei, Demi ei taha isegi rinnast kinni võtta, kui ta on vahepeal nende kottide sees ja siis ma võtan kotti ära ja siis ta ilusti sööb. Et jah, see kotti saamine on ka siukene nagu loterii meil alati, aga vahepeal õnnestub, nii et ma ikkagi proovin. Siis oli siukene variant, mida te ka soovitasite, Tuuli andis selle mulle minu arust suht kohe nagu, Demi oli vähem kui 6-ajane ja ma proovisin teda hakata juba sellega mähkima, sest et mähkimistekiga on nagu käed niimoodi sirgelt lastel, aga osadele meeldib nagu puhkasandis olla nii, et siis nende laste jaoks oleks see parem, et ongi käed siin, aga samas nad ei saa nagu täiesti kuidagi võpatada. Aga seda kotti konkreetselt Demi vihkas. Keegi soovitas ka mulle, et võib-olla esimesel kuul ta vihkas, aga hiljem talle võib hakata meeldima, nii et ma olen seda hoidnud alles. Kuni 6 kiloni on see nagu soovituslik. Demi on praegu 4,2 või mis iganes. Ehk siis las ta olla mul siin just in case ma saan proovida. Ja siis nüüd mingi üle-eelmise video järel mulle tuli päris palju veel magamiskoti soovitusi ja üks oli siukene Babysitist, et põhimõtteliselt sa ei pea ise mähkima tekiga, sa tõmbad lihtsalt hästi tugevalt beebi siis siia nagu mähkimiskoti sisse ja see tundub tõesti hea toode, aga ma ei ole seda konkreetselt veel proovinud Babysitist, lihtsalt sest, et ma tellisin samal ajal ka siukse mingi Kidsti magamiskoti, et siin ongi käed on nagu kinni, Demi on seal sees niimoodi, mitte nagu mingi mega tugevalt, aga piisavalt, et ta ei saa liigutada ega käsi lahti. Hiljem, kui nad hakkavad keerama, muidugi käed ei tohi kinni olla, et siis saab siit käed näiteks lahti võtta, aga saab ikka kasutada seda, et kui ta on harjunud siin sees magama niimoodi nagu sossult. Igal juhul sama nagu kõikide magamiskottidega mul on olnud, et vahepeal ma ei saagi teda siia sisse, ta hakkab hüsteeriliselt röökima ja see, et ma üldse saaks ta siia sisse nagu rahulikult, kas ta siis juba magab mul süles, siis ma proovin vaikselt panna, vahepeal ta ärkab, ei meeldi, aga vahepeal mul õnnestub, et ta tõesti magab mul juba süles ja ma panen ta magavana sinna sisse ja siis kusjutan edasi. Või siis vahepeal ongi ta nagu unine ja ta laseb ja vahepeal ärkab ja ei lase ja that's fine, et ma mingi 2-3 korda proovin iga sessioon ja siis kui 3. korral ka ei õnnestu, siis ma nagu ei suru ja it's fine ja lasen tal lihtsalt olla. Aga see on tõesti olnud nii mugav, sest et ma ei tea, lihtsalt see on nagu pehme ja veniv küll, aga tõesti ta on siin sees hästi cozy'lt. Kui ta on nagu rahulik, siis mulle tundub, et talle tegelikult meeldib seal olla, et see peakski neile pakkuma seda nagu ema-üsa vibe'i. See on nüüd mul olnud mingi, ma arvan, maksimaalselt 7 päeva ja selle 7 päeva jooksul ma olen ikkagi saanud, ma arvan, mingi 3 või 4 väga pikka uinakut temaga selle sees, mis on juba minu jaoks edusam. Minu see eesmärk praegu lihtsalt katsetada, et ta teeks vähemalt 1 une päevas oma voodis iseseisvalt ja 1 ööune ka oma voodis iseseisvalt. Iga kord ei õnnestu, aga see, et me oleme juba saanud mingi 4-5 väga pikka uinakut siin ja 1 pikk ööuni ka, minu arust oligi mingi peaaegu 6 tundi vist. Ta oli selle kotiga magas rahulikult siin sellil ja oma hällis. Et selles mõttes ma julgen ikkagi öelda, et see toimib ja ma arvan, et see toimib ka lihtsalt nagu sama põhimõttega on nad. Et siis ongi, kui Demi selle näiteks mingi täis oksendab või peaks pissima või midagi, siis mul on 1 varu omaga võtta. Aga eks nende magamiskottidega on sama teema, et lapsed ei ole robotid, et sa ei saa nagu eeldada, et iga päev kõik mis toimib alati samamoodi. Neil on vahepeal hea tuju, vahepeal halb tuju, vahepeal toimib, vahepeal ei toimi, vahepeal on sügavam mõni, vahepeal ei ole nagu meil on ju, nad on inimesed. Siis ma lihtsalt soovitaks ka, kui sinu laps näiteks hästi võpatab ennast üles, uned ei ole üldse pikad, siis ma tunnen küll, et mind on aidanud juba see kott. See oli vist mingi 45 eurot, natuke kallim, aga see Babysiti oma oli soodukaga 19 eurot. Nii et ma soovitaks kindlasti katsetada magamiskotti ja kui tunned, et aga minu lapsel ei toiminud, ei sobinud, siis äkki katseta veel, nagu ma ka katsetan päris mitu korda asju ja tihtipeale toimib. Nii et jah, need on need magamiskotid. Tegeleme selle une asjaga igal juhul, don't worry, kõik on hästi. Tahan jagada teile ka nagu oma struggle'id vahepeal. Ma editin siin parasjagu meie esimesi Pilates trenne. Pilates tuleb lõpuks, sinu trenne. Ma arvan, et kui mitte mai lõpp, siis juuni algus, aga meil on treener. Ma mingi hetk juba leidsin ühe treeneri eelmine aasta, kui ma otsisin, aga see koostöö kuidagi kukkus loomulikult ära, et see treener lõpuks kolis välismaale ja kõige alati see on selline loomulik asjade kulg, mis meil seal äpis on, et kuidas ma need treenerid leian ja lõpuks kõik on meile megalt sobinud ja siis me leidsimegi uue treeneri, kes siis ma olen nii happy. Pilates treener Merili liitus siis meie treenerite tiimiga juba tegelikult mingi 2 kuud tagasi. Alustasime nagu nii-öelda eeltööd ja siis nüüd filmimine oli eelmine kuu. Nüüd ma editin ja Pilates ka
kava tuleb ja ma olen nii elevil, sest ma tahan ise ka pilatest lisada. Praegu ma teen muidugi neid sinutrenn suveks valmis jõutreeninguid kodus. Ma tahakski ideaalis, kui see unegraafik kuidagi järgnevate kuudega äkki läheb natuke regulaarsemaks või on mingigi võimalus ennustada natuke midagi, siis lisada ka üks pooletunnine pilatestrenn enda jõutreeningute lõppu, et kuidagi nagu mitut asja teha korraga, sest mõni jõutreening ongi 25 minutit, pilatesed ka osad on 20 minutilised, et teha nagu 2 erinevat tüüpi trenni ja kuidagi kehale anda süükest mõnusat variatsiooni liigutustega, aga jah, peab realistlik olema. Isegi 20 minutilist trenni on vahepeal raske teha, nii et võib-olla see on natuke too much task, aga igal juhul ma editin. Ja üle nii pika aja on Demil esimene päeva uinak, kuhu ta jäi väga kergesti. Ja nüüd ta on maganud seal 2,5 tundi, sükest asja pole olnud väga tihti ja täna tulebki Sassi ema külla. Sass läkski nüüd talle järgi. Neil on vaja koeraga käia Tallinnas loomaarstil nagunii, et nad on siin, siis nad tulevad siia ka külla. Ja nüüd mul ongi nagu ämm tuleb appi on ju külla. Ja siis on täpselt siuke päev, kus kuidagi vähemalt praegu kõik asjad laabuvad, et see eilne päev, mis oli nagu täielik rock bottom, mingi Murphy seadus, et kui mul ema käis, siis oli mingi mega idekas päev. Kõik nagu laabus üli hästi ja nüüd tuleb Sassi ema, aga abi on ikka tore. Nii et jah, ma editin siin natukene veel ja siis ilmselt varsti tegelikult Demi ärkab ka. Messi ära ja siis lähme sööma, sul on kindlasti kõht nii tühi. Uneled veel edasi, siis ei pea pärast sind kiusama. Sa ei teagi, kes sulle külla tuleb, varsti tulebki poole tunni pärast tuleb vanaema külla. Tavalikku meil ei ole. Oi, kui ilus ja nunnus oled. Oi, tilkake. Oi. Mõlemal keeled väljas. Nii, meie aukülalised läksid nüüd ära. Nagu kombeks, vanaemadus üles on kõige parem uni ja proovisin Demi magama panna. Ta magas mingi 10 minutit mul tegelikult süles ka, et täpselt tema selle une mingi märguanded, et kui tal esimene haigutus juba on, siis on nagu aeg üldjuhul temaga. Et siis ma üritasin teda nii-öelda magama panna ja tuinus küll ilusti pimedas, aga lihtsalt ta ei jäänud nagu magama, ärkas üles mingi 10 minuti pärast. Ja siis me tulime kõik lõpuks välja ja siis lobisesime ja andsin Sassi ema sülle ja lõpuks ikkagi ilmselt oligi nagu väsinud ja kuna seda nagu pressure'it ka ei ole, mis tavaliselt meil on, kui me oleme kahekesi kuskil pimedas ja ma üritan teda magama panna, siis ikkagi vanaema kusjutas ta lõpuks magama ja magas siin peaaegu mingi 45 minutit, et abiks ikka, iga pisikasi on abiks, aga nüüd ta sööb oma rusikat, nii et ma lähengi vahetan ta mähme ära, annan talle süüa. Aga Sassi ema tõi meile nii palju sööke, pärast näitan teile, kui meil on siin muud tööd tehtud. Reaalselt tunde ja tunde hiljem ma jõudsin alles siia külmiku juurde, aga siin on kohupiimakooki, seda ma praegu ei söö, sest ma üritan paar päeva teha täiesti laktoosivaba, aga laktoosivabad pannkoogid tegi ta mulle. Siit ma olen juba paar tükki söönud, tegi meile kartulipüreed laktoosivaba piimaga, siis mingisugused laktoosivaba juustuga porgandi snäkid, ülihead, siis soolakurki tõid nad, siin sees on mingisugused pitsad ka laktoosivaba juustuga ja mega maitsvad. Siis on meil siin veel mingisugused, kui ma ei eksi, siis veiselihakotletid ja kanašnitsel oli ka veel kuskil, nii et üli palju süüa ja terve kapp on sööki täis. Siin on see kanašnitsel, lihtsalt mega, aga nagu kuulda on, siis Demi ootab õhtusööki. Olengi siin nüüd temaga veel mingi 2 uinakut teinud ja õhtusöögi sõingi ära neid Sassi ema asju ja that's that. Siin selle aasta esimene jääkohv, jääespresso mandlipiima ja karamellisiirupiga.
Ilusat emadepäeva ka tagantjärgi kõigile. Täna on emadepäev, minu esimene emadepäev. Meil on täna Henri sünnipäev Paides ja ma päris pikalt mõtlesin, et me ei lähe sinna ikkagi, sest et päris keeruline nädal on olnud lapsega, unedega ja mõte selles, et me oleme Paides kuskil võõras kohas, mis on tund aega kodust, kus siis võib-olla, ma ei tea, on mingid külalisi hästi palju, mis võib-olla väsitab last rohkem ja siis need päevased uned on nagunii keerulised ja siis meil oleks mingi white noise machine seal ja ma ei tea, kuidagi tundub nagu keeruline, ma ei tea, kuidas ta autos ka on. Ehk siis suht kindel olin, et ma ei lähe, aga siis nüüd ikkagi mingi eilne päev oli okei isegi enam-vähem. Ja mu emps ka ikkagi ütles, et ma läheks, et ta aitab mind ja ma ei tea, ehk siis vaatab. Miski pole veel kindel, aga praegu me planeerime minna. Oleneb, kuidas uinakud ja asjad lähevad. Aga jah, esimene emadepäev emana, mis on nii crazy. Täna hommikul ka kuidagi kuistutasin teda esimesse uinakusse ja mõtlesin, et nagu nii sürr, et isegi eelmine aasta samal ajal me tegime IVF-i küll, aga mitte miski polnud nagu kindel, sest ma rasestusin ju juulis. Põhimõtteliselt juuli lõpus vist saime teada, et ma olen rase, nii et eelmine aasta samal ajal mul veel tõrna aimugi, kus ma aasta pärast võin olla. Mille nimel sa töötad või mis sa soovid elus, siis mõtle niimoodi, et 1 aasta pärast sa võid olla täiesti hoopis teistsuguses kohas. Nii et see on nii sürr, lihtsalt sürr. Aga sa on mulle mingid kingitused siia laua peale pannud. Ma ei arvanud, et ta kingitusi mulle teeb. Ma mõtlesin, et toob äkki lilled lihtsalt, aga eks siis avame need varsti ka koos. Vaatame, mis ta mulle kinkis. Aga senikaua ma naudin siin oma overnight oats'i, ice coffee't. Näen monitorist tegelikult Emil on silmad lahti, aga senikaua kui ta ei nuta, ma ei lähe. Sest see päeva esimene uinak tavaliselt on kõige pikem ja ta on mingi 20 minutit olnud nii-öelda uinakus ja tal on juba silmad lahti. Jõudsime nüüd Paidest tagasi. Oi, okei. Ja suures plaanis läks väga hästi. Mu suurim hirm ongi see, et ta jäi magama, aga õnneks ta jäi magama. Alguses ikkagi vanaema süles väsis ära ja oli natukene kõvemat nuttu ka, nii et ma mõtlesin, et kas liiga kaua väntsutsime teda. Aga siis me läksime üles korrusele ja ikkagi õnneks ta lõpuks rinna all vajus ära ja siis ma hoidsin teda pigem süles, et ma ei tahtnud riskida. Ja kustutasin ja hoidsin süles tund aega. Umbes siis ta magas natuke alla tunni, aga väga hea uinak ja siis saime ikkagi olla nagu sugulaste seas ka natukene. Kuna ma natuke nagu pelgasin, et meil on see white noise masin ja kui pidu oleks toas, siis me oleme mingi üleval ja see huugab, et see tundub kuidagi nagu ebamugav lihtsalt nagu. Aga õnneks oli pidu aias, nii et me saime oma white noise masinaga rahulikult olla siis üleval toas, nii et kõik laabus ja nii mõnus oli kodust välja saada. Ma pean lihtsalt ennast kokku võtma mingi nädalavahetus ja minema ka Paide, ma ei tea, kas Sassiga või siis lihtsalt Temiga kahekesi, aga Temiga kahekesi oleks natuke see lisapinge, et kuidas autos oleks, et ilmselt ikkagi esimesed korrad Sassiga koos, lihtsalt sest seal ka nagu saaks õues olla rohkem ja mu ema saaks aidata ja saaks rohkem siit koopast välja, mis nagu ma ütlesin video alguses, on see kõige raskem asi minu jaoks, on see nagu pimeduses olemine. Mis sa räägid siin mulle juttu? Jõudsime just koju, kell on 6. Mu ema pani meile pottidesse terrassile mingid kõrrelised, tõime need ka Paidest ära. Sass kastab neid praegu aias ja puhkame ülejäänud päeva. Aga võib öelda, et täitsa tore ja nunnu esimene emadepäev oli. Mul on ikkagi hea meel, et me läksime. See tundub hästi hirmus, aga kui sa ka oma beebiga enam ei oled kuskil pimedas koopas, siis kui tekib mingi võimalus ja sul on abilisi seal, kus sa lähed, siis ma väga soovitan. Sest tõesti, kui ma näiteks Sassi ema juurde läksin, siis tema ikkagi aitas mind seal koha peal. Ja Paides ka mu venna naine ja ema aitasid. Et ei ole seda, et lähen üksi kuhugi ja siis keegi ei aita.
pere juures on ikka nagu mõnus käia, nii et väga positiivne. Tere hommikust! Mul juhtus eile siuke imeline asi õhtul, et ma pillasin oma uue kaamera maha, mis on mingi 4 kuud vana äkki ja kaamera ja tehnika, mu kaamera maksis 900 €, mis on isegi kaamerate kohta odav ja see ei lähe enam tööle, nii et praegu ma pean siis vana kaamera peal jätkama ja tegelikult kaamera parandus on ka, kust ma olen seda vana kaamerat ka viinud korduvalt, sest seda ma olen ka maha pillanud ja täpselt sama probleem, et siis objektiiv ei tule nagu välja, sest et ma tavaliselt pillan siis maha kaamera, kui ma filmin, siis kaamera käib, see objektiiv on nagu väljas niimoodi suurelt ja siis sa pillad maha, sa põrutad teda ja objektiiv ei lähe enam sisse tagasi ja see uus kaamera ka näitab, et mingi objektiivi error lülitab iseennast välja ja väga fun. Ma olen üldse asjade mahapillaja ja see häirib mind megalt. Ma olen oma telefoni pillan maha mingi 1000 korda. Iga mingi 2 päeva tagant pillan oma telo maha. Sellepärast mul ongi need Casetify kallid korpused, mis on mingi mega purunemiskindlad. Aga see kaamera parandus on kuskil Viru kõrval, mis on meie kodust üsna kaugel. Sass on nüüd tagasi tööle näguspäevad, nii et ma ei tea, kuidas ma sinna saan üksinda lapsega. Aga mõtlen, proovin. Igal juhul täna ma ilmselt sinna ei jõua, sest et esimese uinaku juba Demi tegi ära. Et vahepeal ta magab nagu heal päeval esimese uinaku mingi 2 tundi, mingi korra täiskuu ajal isegi 3 tundi. Täna ta magas tund aega esimese uinaku, nii et ma jõudsin põhimõtteliselt mingit lägasin puhastada kodus, sassi ära panna ja ise hommikusöögi süüa, hambad ära pesta ja siis ta ärkas üles. Trenni ma veel teha ei jõudnud, meie suveks valmis väljakutse trenni. Nüüd on siis nädal 2 minu jaoks. Ma pean 4 trenni jõudma see nädal ära teha. Noh, kui ei jõua, siis ei jõua, aga ma proovin. Ja pea peaks kindlasti täna ära pesema, ma olen seda juba nii mitu päeva edasi lükanud. Ehk siis trenn pluss peapesus on ka mingi 40 minutit ja meil on veel arst täna siis Demile tehakse see B12 proov kindlasti ja ma räägin korra arstile ka refluksist, et ma ei tea, ma ei ole kindel, mul nagu sisetunne ütleb, et tal ikkagi ei ole seda, aga igaks juhuks kontrollida. Ehk siis neid pikemaid nii-öelda kindlamaid uinakuid on juba nagu nii ainult võib-olla heal juhul 1 järgi ja 1 sõit mul juba Demiga täna on, nii et täna ma ilmselt sinna kaamera parandusse ei lähe, aga jah, päris nõme, kui midagi juhtub siukest kalli asjaga. Sassil eelmine nädal telefon kukkus ka niimoodi maha meie vannitoas, kus on kiviplaadid, et täiesti nagu sodiks ja nii vastik on see tunne, nii et vähemalt mul on see vana kaamera, nii et saan natukene midagi teile ikka näidata meie tänasest päevast ka. Demi vaatab mingi trenni sain tehtud täpselt niimoodi, et mingi viimase harjutuse peal natuke Demi hakkas jörgama. Siis ma korra kussutasin teda üles ja panin ta uuesti beebipöörni mingi 3 minutiks. Käisin pesus, õnneks ta oli rahulik ja täpselt sain rätiku pähe pandud, kui ta hakkas haigutama uuesti. Ja siis mul läks mingi pool tundi praegu, et ta uinama saada ja me 15 minuti pärast peame ära minema. Ja ma loodan, et see, et ma teda äratan, pigem tähendab seda, et ta siis turvatoolis magab edasi, mitte seda, et ta on nii ärritunud, et ta karjab. Aga ma proovin ise neid olukordasid natuke chillimalt võtta. Alati ei õnnestu, aga võlsi. Kui ta nutabki, siis meil ei ole mingi mega pikk maa sinna arsti juurde, et veits ebamugav oleks, aga ma saaks hakkama, nii et ma 10 minutit föönitan. Käin arstil ja siis tuleb Mari-Liis Martaga meile külla, sest mul oli nii raske nädal eelmine nädal. Siis ta pakkus, et ta tuleb täna pooleks päevaks mul appi. Ma ei tea, kas täna on isegi vaja abi, aga seltsi on alati vaja, nii et väga hea meel, et ta tuleb. Tulebki mingi 11 aeg siia ja mingi 4 vist on. Ja siis juba tuleb Sass ka ju. Kuune Marta käis meil
mängisime temaga siin nagu pomm oleks plahvatanud, aga õnneks kõik tuli selle ühe riidestati seest ja nüüd nad läksidki ära. Ja muidugi siis, kui tuleb keegi abiline külla, siis laps nagu näha magab praegu veel, ma ei tea, võib-olla vlogimise peale ärkab, aga me läksime sinna arsti juurde, mis ma alguses muretsesin, sest et ma sain Demi magama ja siis mingi a la 15 minutit peale uinamist ma pidin ta nii-öelda võtma siis ja panema riide ja autoturvatooli, mis üllatavalt läks hästi, natukene ta jorras, kui ma teda riietasin, aga siis autoturvatoolist ta lihtsalt istus, sõitsime perearsti juurde mingi 15 minutit, kuulasin autos muusikat, kõik oli nagu jumala chill, laps oli jumala rahulik, aga siis me jõudsimegi täpselt sinna, et tegelikult ta nagu oli tegelikult oli väsinud, on ju, kui me sinna juba jõudsime, sest ma äratasin teda uinakust, et ta tegelikult oleks tahtnud ilmselt magama suikuda uuesti, mitte mingi arstile minna ja hakata seal nagu, et keegi teda torgib ja arsti ukse taga ootasime ka mingi 15 minutit, mis muidugi ei ole fun, aga no juhtub ja kui last ei olnud enne, siis oli savi, et ootad seal arsti ukse taga, aga nüüd on nagu täiesti mingi, iga minut on nagu mingi tiksuv pomm. Siis me saime arsti tuppa, rääkisin lihtsalt ära oma mure, et tahaks nagu B12 kontrollida, rääkisin refluksist ka, aga ta nagu minu kirjelduse järgi arvas, et ei ole, aga vaatame selle B12 proovi ära ja siis ta helistab kolmapäeval ja siis mõtleme selle peale. Siis ta seal nagu ikka lapsega riietasime lahti, siis juba Demi oli muidugi halvemas tujus, sest et iga minut edasi läks nagu nii-öelda, ta oli väsinum ja lõpuks juba ta nagu nuttis seal päris perearsti ruumis, siis 2 korda veel pidin teda lahti riietama ja tagasi, sest et alguses vaatasime niisama üle teda siuke regulaarne kontroll, siis panin riide tagasi ja siis arst, et me unustasime kaaluda, et sorry, et võtta uuesti lahti ja Demi oli juba nii nagu jah. Selleks hetkeks, kui me jõudsime sinna vereandmistuppa, ta nagu röökis juba nagu täitsa nagu hüsteeriliselt ja siis tundub nagu kõik jokutavad kuidagi nii väga, et nagu tehke rutemini, mu laps nutab, vaata, aga lõpuks siis see hetk, kui see nõel nagu kanda läks, sest kannast võeti talle on ju verd, siis tuli ikka nagu püha jumala kisa ja suht raske on kuulata oma last nii. Isegi see nagu medõde oli mingi, issand, vabandust, sorry, mul on nii kahju ja nagu pressis seda kanda ja Demi lihtsalt röökis mingi 5 minutit, et sealt nagu verd kätte saada oma sellesse mingisse klaasanumasse ja lõpuks oligi mingi sorry, siit kannast ei tule piisavalt verd peale mingi 5 minutit röökimist, et me peame teisest kannast võtma. Oh my god, päriselt, kui ma oleks mingi nädal aega olnud ema, siis ma arvan, ma oleks ise ka nutma hakanud lõpuks, aga ma kuidagi üritasin hoida nagu kanget närvi, ma ütlesin, et okei, ma siis nagu rahustan ta maha, et ma ei taha, et ta siin röögiks, sest siis ta ei võta rinda ka. Rahustasin seda mingi 5 minutit, siis ta lõpetas nutmise, siis ma sain ta, et ta võttis rinda ja siis, kui ta nagu oli täiesti rahunenud, siis me võtsime teisest kannast uuesti hüsteeriline kisa on ju kõik sama 5 minutit, need jalad olid täiesti mingid tumepunased tal lõpuks sellest, et nad pressisid seda verd, sest beebi veri hüübib nii kiiresti, et suht raske on võtta nagu suurt kogust. Ja igal juhul lõpuks saime niimoodi, et nad viisid meid kuhugi kõrvaltuppa, kus ma siis mingi 15 minutit kussutasin ja imetasin teda, et ma saaks ta nagu maha rahustada, see oli nii raske. Mõtlesin ka poole pealt, kas öelda, et Savi, ma lähen koju, ärme võta ikka, ma ei taha, aga jah. Vähemalt on nüüd tehtud ja ma loodan, et Demi seda ei mäleta väga. Siis ta magas terve tee turvatoolis siia koju tagasi, siis ma lootsingi, et äkki ta tundub nagu nii sügavas unes, et ma ei segagi teda turvatoolis, et lihtsalt jälgin teda ja lasen tal seal magada, aga ta üsna ruttu ärkas sealt üles ja proovisin ta siis üleval magama panna oma ette, aga ma tundsin nagu see hüsteeriline nutt ja sükene veits nagu väsitav päev talle rohkem, et ta tegelikult tahab kaisus olla. Algus jäi, mul oli muidugi Mari-Liis ja Marta külas, et ma ei tahtnud seal üleval olla temaga on ju kussutada teda. Kui mul on külalised, et siis ma proovisin teda nagu iseseisvalt jätta oma voodisse, ta mingi 10 minutit oli, siis ma käisin korra veel kussutamas ja andsin rinde juurde ja siis ta ikkagi magas üle tunni aja oma päi üleval. Tundus, et ta ärkas ja ma tõin ta siia alla, et anda talle rinda ja siis mingi hetk vaatan, räägin Mari-Liisiga, et ta täiesti magab mul süles ja nüüd nagu näha, ma olen valges, ma räägin juttu. Ta muidugi hakkab vaikselt ilmselt ärkama, aga magab, nii et on nüüd ikkagi päris hästi maganud. Enne mingi tund 10 seal üleval ja nüüd juba peaaegu 50 minutit mul süles. Ma sain ühe huvitava paki Wild and Mildid, vaatame, mis siin sees on. Just kulleriga toodi ja Wild and Mild on siis meie üks suveks valmis väljakutse sponsoritest. Siukene ilus pakik on seal sees. Nende poolt siis on ühele meie äpi liikmele 14. juunil loosimises 100-eurone Wild and Mild e-poe kinkekaart, et ise saad valida tooteid ja seal on üldjuhul nagu küüntetooted, aga ka mingeid muid aksessuaare. Siin on siis 2 toodet küünenahkadele. Üks on siis küünenahkade õli. Te teate, millised mu küünenahad on, nii et mul on seda väga vaja. Ja teine on siis küünenahkade koorija. Liina kunagi andis mulle nipiga, sest ma käin korra kuus küüntes on ju ja siis tihtipeale mingi, ma ei tea, 3
3 nädalat oli näiteks hooldusest möödas, siis ma pidin midagi filmima või pildistama ja siis mu küüned olid nii lappes. Siis ta ütles, et üks asi, mis tekitab ka mitu nädalat peale hooldust siukse värske välimuse tunde, kui teil on vaja mingi ürituseks või mis iganes, on käte ja küünenahkade koorimine, et see tekitab siukse nagu värske ja ilusama välimuse, et see on mul meeles. Ja vaatame, mis formaadis need on. Siin ongi siukene nagu pintslike, väga cool õli siis. Ja see koorija on ka pintsel, issand kui cool. Siin on põhimõtteliselt nagu siuke süstla nupp ja siis pintsliga saab küüntele määrida. Mu emal oli ka kunagi mingi küüneõli pintsliga ja see oli ülimugav hoida. Siis on siin mingisugune ekstra kiiresti kuivav pealislakk. Erinevad individuaalrüpsmed, need on siis need muud mingid nipet-näpet aksessuaarid, mis neil seal kodulehel müüakse. Ühed ribarüpsmed on siin pakis ka. Ja 5 mega ilusat neutraalset küünelaki värvi. Täpselt minu maitsele, mega ilusad. Siuke on nagu ehtne värv, mis ma alati pediküüris lasen panna. Ja need kõik on kaua püsivad küünelakid ja põhiliselt keskenduvad küünetoodetele. Nii et jah, üks loosivõitja siis saab neilt 100 eurise e-poe kinkega. Saab ise valida nende e-poest, mis iganes võitja soovib. Ja mul siiani on õnneks õnnestunud kõik need kodutrennid ära teha. Küll siis kas väikse abilisega või mingi pausidega ja poolitamistega, aga samas nii mõnus on liikuda jälle peale sünnitust. Lihtsalt kuidagi mingitel raskematel päevadel eriti see annab nagu kuidagi nii head energiat ja õnnehormooni, et see on küll pingutus ja vahepeal on siuke stress, vaatad seda beebimonitori mingi oh my god. Ma loodan, ma saan lõpuni tehtud, aga päeva lõpuks midagi endale ka. Nii et ma kindlasti teen selle 6 nädalat lõpuni. Ma tõmban selle vlogi siinkohal kokku, Demi peaks varsti ärkama ka. Siis alustan juba uue vlogiga, nii et näeme järgmises vlogis. Tšau!